Passiivne joomine on tõepoolest nagu üsna uus termin ja kui inimestele on passiivne suitsetamine juba nagu väga tuntud ja arusaadav ja me mõistame ka, millist kahju see tekitab ja näeme ka seda, kuidas moodi tegelikult passiivse suitsetamise mõiste ja kontseptsioon on nagu selgelt mõjutanud meie sellist ühiskondlikku korda ja ühiskonna regulatsiooni, kuidas moodi on, eks ole, tõrjutud näiteks avalik suitsetamine välja teatud avalikest ruumidest, mida me tänapäeval peame juba täiesti normaalseks, siis passiivne joomine, see on nagu uus asi, mis on justkui ilmunud välja, kuigi samas see kahju muidugi on pidevalt pildil olnud, sellega on tegeletud ja me loomulikult teame neid üksikuid erinevaid kahjuelemente. Aga mis sinna alla siis tegelikult nagu kuulub? Võib-olla kõige drastilisemalt vaatame näiteks seda, kui lapseootel naisterahvas joob ehk rasedusaegne alkoholi tarvitamine, mis veel arenevat loodet võib kahjustada viisil, mis muudab tegelikult selle veel sündimata lapse elu terveks eluks. Need on pöördumatud kahjud, fetaalne alkoholisündroom kõige nii-öelda drastilisema näitajana. Loomulikult me mõistame kõik võib-olla kõige paremini selles kontekstis just roolijoodiklust ja sellega seotud kahju. Me kahjuks kuuleme igal päeval, eks ole, uudiseid sellest, kuidas ikka jälle inimesed on selle rumala otsuse teinud ja joobes autorooli läinud. Teatud murdosa nendest võib-olla jääb ainult politseile vahele ja nad võetakse enne kinni, kui mingi õnnetus juhtub. Siia alla kuulub perevägivald, laste nii füüsiline kui emotsionaalne ärakasutamine, nende hooletusse jätmine. Kiirabiarstid väga sageli näevad neid väga õnnetuid pilte, kus lapsed on olukorras, kus nad tegelikult oma kodus kindlasti olla ei saaks ja ei tohiks. Me teame statistika põhjal, et väga suur osa mõrvasid, vägistamisi on sooritatud alkoholijoobes ehk jällegi ka need väga suured ja tõsised probleemid ja kuriteod on tegelikult otseses seoses alkoholi tarvitamisega. Ehk jällegi keegi on tarvitanud ennast, viinud olukorda, kus ta ise ennast ei kontrolli ja tekitanud kahju, sageli, eks ole, fataalset kahju kellegile teisele. Kogu see selline sotsiaalne aspekt, mille võib-olla sellises leebemas ääres, aga siiski äramainimust väärivalt, on see teatud häirimine, eks ole, võib-olla meie lääne ühiskonnas, kus alkoholi tarvitamine on väga iseenesest mõistetav ja enamus täiskasvanud inimesi seda ka teevad, siis kas me peame normaalseks kas või Tallinnas elades seda, et teatud kellast alates ei tahaks nagu vanalinna minna. Lastega perega ei tuleks see nagu kõne allagi. Kas me peame normaalseks seda, et teatud kuupäevadel on normaalne, et öösel magada ei saa, sellepärast, et kuskil käib nii häälekas pidu, inimesed jällegi ei suuda kontrollida, arvestada teiste inimestega. Me näeme purjus inimeste, alkoholi tarvitanud inimeste väga häälekat korrarikkumist tänavatel, vandalismi ja nii edasi. Nii et see spekter alates veel sündimata lastest, kelle elud pöördumatult rikutakse, kuni teises äärmuses siis selleni, et lihtsalt meie rahu rikutakse, meie privaatset ruumi rikutakse, see kõik mahub tegelikult selle passiivse joomise mõiste alla.